oli jõudmas suur kartide võidusõit ja Riko oleks tahtnud sellest kangesti osa võtta. Oli ainult üks mure. Rikol ei olnud oma karti. Kuidas tahaks ülikiire kardiga rajal ringi tuhiseda, ohkas Riko unistavalt. Me võime ise kardi teha, pakkus isa. Mul on kuuris palju vanu juppe. See on küll hea mõte, nõustus Riko. Ta aitas isal vajaliku materjali leida. Need puidust kastid sobivad hästi, arvas Riko. Ja rattad saame lapsevankri alt. Isa näitas Rikole, kuidas osasid kokku sobitada. Siis panid nad külge rooli ja pidurid. Riko leidis isegi autopasuna. Ta pigistas seda ja isa hüppas ehmatusest õhku. Tuut-tuut! Riko ja isa nokitsesid kardi kallal terve pika päeva. Me oleme nagu päris rallitiim, ütles Riko isale järgmist juppi ulatades. Lõpuks leidsid nad veel istmeks, padja ja esituledeks 2 taskulampi. Varsti oligi Riko kart peaaegu valmis võistlema. Nüüd tuleb see veel ära värvida, ütles isa, ulatades Rikole kasti värvipurkidega. Riko valis välja erepunase värvipurgi ja värvis kogu kardi kenasti punaseks. Peagi nägi see välja sama sile ja läikiv nagu tõeline võidusõiduauto. Riko kiveles sellega juba rajale kihutama. See näeb nii lahe välja, ütles Riko. Mul on selle võistluse kõige parem kart. Võistluspäeval oli Riko parajalt närvis. Isa aitas tal kardi stardirajale veeretada. Siis hüppas Riko rooli, pani kiivri pähe ja oli valmis startima. Kohtadele, valmis olla, start! Kõlas stardikäsklus. Riko kihutas minema ja varsti oli ta juba mõnest sõbrast mööda sõitnud. Riko hoidis kõvasti roolist kinni ja sõitis suurest lombist kaarega mööda. Plauh! Teine kart kihutas lombist otse läbi ja vesi lendas kõrges kaares üle raja. See läks küll napilt, mõtles Riko. Samal hetkel kihutas ta kurvist läbi ja otse tunnelisse. Ta lülitas taskulambid sisse ja sõitis veel mitmest oma sõbrast mööda. Riko sööstis finiši suunas, süda pekslemas. Ta oli peaaegu esimene. Siis märkas Riko eespool temast vanemat poissi Danieli. Riko mõtles juba, et Daniel on kindel võitja, aga siis meenus talle autopasun. Tuut! Daniel ehmus ja keeras auto koha peal ringi, aga Riko lisas kiirust ja sõitis temast mööda. Siuh! Riko kihutas üle finišijoone ning vaatajad hõiskasid rõõmust. Ta oli võitnud oma kätega ehitatud kardiga. Riko vajutas kriginal pidureid, siis hüppas ta kardist välja ja kallistas kõvasti oma isa. Kõik kogunesid nende ümber, et võidukarti imetleda. Me ehitasime selle koos isaga, seletas Riko uhkelt. Küll tahaks juba sellega uuesti võistelda.